Ja seiklus jätkub. Ungari võtsime ära ühe jupiga ning olimegi Rumeenias. Ma väga detaili ei lasku, aga kui lühidalt rääkida, siis Rumeenia on pindalalt Eestist 5 korda suurem ja elanikke on 14 korda rohkem. Numbreid võib leida erinevaid, aga umbes 30% riigist on kaetud põlismetsaga ja kuigi seda raiutakse üpris aktiivselt ja on levinud isegi selline termin nagu Rumeenia timbermafia, siis kui vaadata Euroopa perspektiivist, siis on Rumeenias ikkagi umbes 65% terve Euroopa põlismetsadest. Teine asi, milles Rumeenia on täielikus tipus, on bioloogiline mitmekesisus Donau deltas. Vaid suurel Vallrahul ja Galapagose saartel on liigirikkust rohkem. Kuna olime uhanud päris korralikult, siis kohe Paia Maare külje all asub camping Norok, kuhu nüüd mõneks päevaks suundusime. Oma reisidel proovime leida võimalikult palju selliseid campinguid, kus omanikud ka ise elavad. No midagi sellist Eesti mõistes turismitalulaadset. Sellises kämpas on ikka tunne, et tuled kellelegi külla, mitte et tuled lihtsalt teenuseid tarbima. Teenused olid seal tasemel ja seal oli ka igasuguseid loomi. Nende seas ka laste suur lemmik, umbes nädalane eeslipoeg. Kohta pidas väga tore paar. Prantslane Pierre ja rumeenlanna Camilia. Pierre pakkus meile ise tehtud ploominapsu, rääkis vaatamisväärsustest, mida peaks Rumeenias kindlasti nägema ning viis meid ka kohaliku vanasse puukirikusse, kus aeg seisis ja kõike tehti endiselt vanade traditsioonide järgi. Ühtlasi tähistasin selle oma sünnipäeva ning sain, no vist ei ole tähtis kui vanaks. Peale mõningast teksirännakut jõudsime Transilvaanias asuvasse Salina Turda soolakaevandusse ja muuseumisse. Täpsemalt saab igaüks ise uurida, aga nii palju võin öelda, et seal hakati soola kaevandama juba antiikajal ja lõpetati alles 1932. aastal ning endiselt peidab maapõu kaevanduses umbes 38 miljonit tonni soola. Keda faktid ei huvita, siis tasub ikkagi minna. Sest kui arvestada olukorraga, kus kaevanduses saab sõita aeropaadi või vaaterattaga ning mängida lauatennist, siis on see ikka täiesti out of this world place. Meil Koplis teevib täna Pärnu. Sott 50 sees ja veidi hirmus. Puudutab mind õrnalt, tead, et mulle meeldib see. Püüan sulle näidata, et proovima pead veel. Ainult kiidad, kui mind ei niida, nii veel sa. Kerge naeratus suu, tõuse temperatuur, mõjud mulle kui ullalla, üldse olla ei saa, vaatad nii, et mistu see viib, sa mõjub kui ullalla, ma nii olla ei saa. Ullalla, olla ei saa, vaatad nii, et mistu see viib, sa mõjub kui ullalla, ma nii olla ei saa. Ma tuli nendesse paadidesse või minema nendega või? See pull lööd või? Mis mõttes? Otse. Vaata, kui lähedad paadid. Ma ei lähe nendega nendesse paadidesse. Oo, mis paadid. Tuleb läheks konkurent. Kordal. Sa oled ajalugu, eks, sa oled
Emotsioonid laes jätkasime oma matka ning seekordseks kämpinguks valisime koha nimega Keile Tursi. Asukoht oli superäge, kämp asetses mägede vahel ja sinna viis käänuline kitsas tee. Kämpiga ümber oli rohkesti matkaradu ja vaated olid hunnitud. Pigem oli koht mõeldud rohkem matkahuvilistele, kes rändasid maasturite ja katusetelkidega. Kuid ka mõni üksik suur matkaauto oli ennast siiski mäest alla pressinud. Meie Haagise mure oli aga see, et oli olnud kütet ning kuigi pidasime seal ühe öö vastu ja võtsime kohalikus baaris veidi sooja sisse, siis 10+ kraadi öösel ja nii 16 päeval oli meie jaoks siiski veidi vähe. Jube jama küll, kui keegi reisi ajal külmetaks, kui veel mereni pole jõudnudki. Sa oled minevik, eks sa oled läinud, eks sa oled igavesti, eks sa oled ajalugu, eks sa oled igavesti, eks sa oled ajalugu, sa oled igavesti, sorry, aga ma ei anna andeks. Miks ma peaksin, kui see on haiget ja su hapud viinamarjad viimasena viskan ära täpselt nii ja viimast korda täna. Luban sul võtta oma asjad, küll sa ükskord suureks kasvad ja mõistad, et mul